Tere, minu nimi on Kersti. Olen maagilise reiki praktik meistriteekonnal. Huvitavad käigud on universumil, sest ma pean ütlema, et seekordne ülesanne praktikas jõudis minuni ennem kui Stella ülesanne. Nimelt, ma olen tegelenud iseenda hirmude, blokeeringute ja mustrite vabastamisega, mis just nagu puudutavad suhteid vastassugupoolt. Et mul on olnud kombeks ennast või nagu oma südant blokeerida ja sest et mul on olnud tunne, et mehed on ohtlikud ja ma ei saa avada oma südant, sest see teeb haiget ja valu. Ja ma tean, et teatud minu mustrid on tulnud põlvkonda pidi, emaliini pidi ja nendega ma olen tegelenud, vabastanud ja mingis mõttes nagu protsessis. Ja samas on jäänud mulle ka nagu selline arusaamatu tunne minu sisse, et midagi on veel, et midagi nagu, mida ma ei näe, et need asjad, mis nagu tulevad nii-öelda, need raskemad asjad tulevad nagu lihtsalt ja siis ma nagu tunnen kogu aeg, et no on midagi, mida ma ei näe. Ja ma palusin universumilt siin juba tükk aega tagasi, et universum, et mis see on, mida ma ei näe, et ma endiselt nagu kipun klammerduma. Et ma enamus ajast rõõmsalt juba tegutsen ja olen nii-öelda sellest väljas ja siis tuleb nagu laine peale ja ma jälle klammerdun sellesse olukorda. Mitte sellesse inimesse isegi, vaid sellesse olukorda. Ja mulle ütles üks, kui ma käisin konstellatsiooni tegemas, et üks terapeut, et nii-öelda nii kui mu süda hakkas tundma armastust, tundeid, siis ma tekitasin nagu sellise, tekkis minus shutdown, arvuti läks kinni, kõvaketas lõi välja ja ma blokeerisin, saboteerisin selle suhte nii-öelda loomulikku lõppu ja siis jäin sinna kinni. Ja see oli nagu korduv muster ja viimane kord ma saingi aru, et see ei saa niimoodi kesta. Et ma ei saa, miks see niimoodi toimub, on ju. Ja ma pean ütlema, et ma olen nagu enamus sellest teekonnast läbi käinud ja nüüd tunnen, et ma olen lõpusirgel ja ma tundsingi, et mul on vaja universumi abi, et mis on siis see, mida ma veel ei näe. Ja universum vastas mulle siis niimoodi, et minu palve läks tähtedesse ja siin nädala alguses, kui ma tundsin ennast nõrga ja jõuetuna ja haiglasena, siis meditatsiooni käigus ma uuesti tundsin, et see teema nagu pole kuhugi jõudnud ja ma palusin oma teejuhtidel, kelleks olid minu kaitseingel ja minu teejuht Signe, kes liitus minu nii-öelda meditatsioonidesse juba pool aastat tagasi, enam-vähem samal ajal, kui ma hakkasin maadlema selle teemaga, siis ta kuidagi tuli minu meditatsioonidesse ja ta tutvustas ennast Signena, nii et
sellisena ma teda võtan. Ma alati ei näe teda, aga ta vahel ta lihtsalt, ma tean, et ta on seal. Samamoodi mu kaitseingel, et ma alati ei näe teda, aga nad eksisteerivad selles meditatsioonis või olemises või et nad aitavad ja juhendavad mind. Ja siis ma nägin sellel nädalal peale seda meditatsiooni, nägin unes, kuidas ma olin raamatupoes ja minu juurde tuli selline haldjalik olend, kes palus mul endale järgneda. Ja huvitav oli see, et kui ta kõndis, siis tema jalajäljed helendasid. Ja ma ei saanud alguses aru, et kuhu me lähme, sellepärast et sinna, kuhu ta mind juhendas, oli sein. Seal oli sein, seal ei olnud mitte midagi. Raamatud ja nii-öelda ma ei saanud aru, et kuhu me lähme siis nüüd. Ja avanes selline, ma ei saagi öelda, ma ei oska kirjeldada seda sihukene nagu ovaal ja ta laskus sealt alla. See oli nagu sihuke liumäe vormis sihukene pööris, mis läks alla. Ja ma küll pelgasin, aga ma mõtlesin, et ma ei tea, nagu mul oli see nii suur tõmme sinna minna. Ja ma laskusin siis alla, see oli mingi väga kiire sõit nagu Ameerika mägedel, aga ühel hetkel ma olin nii-öelda kohal ja läksin mööda tema jalajälgi ja me jõudsime sihukesesse muinasjutulisse metsa, kus väga huvitav oli see, et kõik puud, mis seal ümber olid, taimed, linnud, loomad, ma nägin nende nagu sisemust, kuidas see elu voolas nendes, kuidas nad tundsid ennast nagu kollektiivselt ja ka mõnede puhul eraldi. Et ma nägin ühes suures tammepuus, kuidas see elujõud, selle puu vool nagu liikus mööda puud üles ja alla ja seal olid siuksed pisikesed toimekad toimetajad, ma ei saanud aru isegi, mis nad on täpselt, aga igatahes mööda seda puud liikusid igasugused puu jaoks vajalikud siis vood. Ja siis see haldjalik olend, ilma et oleks mulle öelnud ühtegi sõna, andis mulle mõista, et näed, sa ju näed seda, mida sa ei peaks nägema. Et usu, tee oma silmad lahti, usu ja näe uskumatut, usu muinasjuttu. Just nii oligi, usu muinasjuttu, see on päris. Ja peale seda unenägu, kui ma ärkasin, siis mul oli hetkeks nagu, et okei, et nii, mis see nüüd tähendas? Sest ma ei viinud kokku kohe seda nii-öelda oma unenägu ja siis oma palvet universumile. Kuni eile õhtul äkki tuli mulle samamoodi läbi meditatsiooni taipamine, et miks ma klammerdun, miks ma endiselt klammerdun, miks mingi osa minust endiselt klammerdub või tahab klammerduda selle suhte külge. Ja siis see tuli nii lihtsalt. Häbi. Mul oli häbi. Sellel hetkel, seal kuid tagasi, tundsin ma häbi. Sest inimene, kes oli seal minu kõrval, pakkudes mulle õrnust, hoolt,
ja hoolitsust, tegi seda kuidagi nii loomulikult, aga minul oli seda vastu võtta nii valus. Ja see oli see koht, kus minu süda hakkas tundma ja tegi nii-öelda siis selle oma loomuliku protsessi, shut down, nii-öelda saboteerin, klammerdun. Aga siiamaani ma ei saanud aru, et tegelikult see kõige lihtsam asi oligi see, et ma tundsin häbi, et ma olin iseennast jätnud sellest hoolest, armastusest ilma. Minu jaoks oli olnud loomulik, kui mind koheldakse suhetes halvasti või mitte austavalt. Ja kui keegi tegi vastupidist, näitas hoolimist, avatust, siis see oli minu jaoks nii valus ja südant murdev. Ja nüüd, saades aru, kui lihtne tegelikult see oli, see taipamine pidigi jõudma minuni alles nüüd, olles lahustanud kõike muud seal ümber. Sest läbi selle teekonna ma olen õppinud iseennast taas armastama, avama, tegema nii-öelda selle sammu, kui ma tahaksin astuda tagasi. Seega ma olen uskumatult tänulik universumile, et ta on mind juhtinud ja juhatanud läbi selle teekonna. Ja ma tean, et see kestab edasi. Ja ma olen siiralt tänulik nendele abilistele, kes aitavad. Ma tõesti tänan selle maagilise teekonna eest ja ootan põnevusega, mis saab edasi. Õnnistused teile kõigile. Namaste.